Teeme täna auto seest puhtaks ja siis proovime hüdrokat paika sättida. Nii et ma loodan, et jõuab päris palju asju ära teha täna. Hakkan pihta. Nii, ma olen nüüd siin mõnda aega lammutanud mu hüdrokaraam. See peaks siis minema kuidagi niimoodi siia. Ma proovin siit seda plastiku sodi veits vähemaks nüsida. Selle kuidagi siia mahutada niimoodi, et kui kang on siin, et saaks seda, nii, et saaks seda siit tõmmata. Ja et ta käiguvahetusele ette ei jääks ja et ta oleks siin kattal peidetud. Mul on see kuradi plastik on siin kuskil eemal. Ma olen jõudnud nii kaugele, et nüüd raam on seal ühe poldiga kinni. See läheb siia umbes ja toimib. Natuke ma panen selle kinni ära ja siis proovime, kuidas ta töötab. Ma torusi pole veel vedanud. Suht porno oli, aga siin all tuli panna 2 mutrit nendele poltidele otsa tammul. Nüüd 3 poldiga kinni. Hoiab päris hästi. Aga nüüd ta on vähemalt sees, nüüd peab ainult torud vedama ja siis saab proovida, kas ta toimib ka. Siuke ta hakkab olema, siit saab ilusti ära võtta ta niimoodi, kruttida lahti. Hästi kiiresti, et kui politsei tuleb, saab hästi kiiresti ära võtta ja siis saab selle kinni panna ja siis paned ja siis teed selle lahti. Ma natuke sätin veel seda, et ta saaks ilusti kinni. Siis tuleb ta siit. Kinni keerata ja valmis. Kiirkinnitus. Minu arust näeb päris hea välja. Täpselt siuke, nagu ma tahtsin. See jääb natuke punnitama, aga ma saan ta veits ilusamaks, nii et järgmine samm on torud ühendada. Hüdrokas on nüüd küljes ühendatud. Töötab ka mingil määral. Ma olen teda juba 2 korda õhutanud, aga ta ikka on veits õhku vahel natuke tunda, et veits kaetlaselt töötab. Aga selles suhtes töötab. Siit on torud ka ühendatud, kohe näitan lähemalt. Ja ta on ikkagi emaldatav. Selles suhtes ma natuke muutsin seda pulka ja nüüd ta läheb siit ära. See läheb siit kinni. Seda pulka, mis on kuradi selle silindri ja siis selle kinnituse vahel. Ja ta läheb täpselt siia tagasi niimoodi, et isegi kui ta läheb nüüd laksuga tagasi, siis ta ei lähe vastu seda plastikut või vastu seda plastikut, et ta ikkagi enne püüab kinni ennast, enne kui ta kuhugi vastu läheb. Nii et ma olen sellega päris rahul. Paar korda olen proovinud juba, toimib täitsa hästi, aga natuke vajab veel õhutamist ikkagi, sellepärast et jalapidur ja vahepeal see kaob ära, kuigi ma ei tea, kas ma midagi valesti teinud või mitte, sest et ma panin ta proovi pärast, panin ta enne ABS-i plokki, nii et ma saaksin vajadusel kaitsme sisse panna ja mul ABS ikkagi
oleks olemas. Nüüd on vaja ka siia teha siuke kate. Ma mõtlesin, et noh, kui ma juba siin mingit pulli teen ja asju prindin, siis ma teen siia siukse katte, mis läheb siia peale ilusti niimoodi, et isegi kui see lahti teha, siis see on nagu ikka kaetud ja näeb decent välja. Sest praegult ta näeb välja selline, noh, isegi kui see kinni on, siis on väga hea ja ei näe mitte midagi. Aga kui see lahti teha, siis on ikka siin mingi veider asi, kus tegelikult peaks sigaret süütaja olema. Torud on siia pandud niimoodi, nagu näha, siis see tundub, et see on õliseks läinud, see on küll veits jama. Fuck. Aga jah, siit need jooksevad, see vist on decent, see tundub. Nüüd on mingi äkki 3 kuud juba peaaegu möödas sellest viimasest klipist, kui ma selle siia külge panin. Vahepeal olin päris pikalt ära ja siis ma vahepeal üritasin seda ühendada. Ma panin siia need vaesktorud külge. Ma ei tea, mis siit ei paista praegu. Aga need jäid suht rõvedalt lekkima. Ja siis tuli külm ja mul ei olnud veel talvekaid ja nüüd mul on talvekad ja siis need pole veel all muidugi, aga nüüd on jälle soojem. Igatahes ma vahepeal ei viitsinud tegeleda. Aga siis ma vahepeal ostsin Thrift Shopist jälle sisse ja välja lasti 2 uut voilat. Ehk põhimõtteliselt nüüd on eesmärk need külge panna, et ta ei lekiks õli ja ära õhutada ja peakski valmis olema, et ta tegelikult juba töötab. Aga lihtsalt lekib suht rõvedalt, nii et ma loodan, et saab korda. Selline ta on, nagu näha, siis vist ei olnud torud kõige õigemas suuruses ja need jäid normilt lekkima, nii et paneme õiged torud külge. Täna lõpuks võiks saada selle hüdroka valmis. Kogu see kuradi asi on mul liiga kaua aega võtnud. No, ma veits laiska olnud, aga ja natuke olen mõelnud, et saan veits odavamalt läbi, aga ei, igatahes. Praeguseks on asi nii kaugel, et hüdrokas on küljes, torud on küljes, need Thrift Shopi torud on ka lõpuks küljes. Ma hakkasin neid paigaldama, aga siis ma taipasin, et selle kuradi Thrift Shopi toruga tuli, või noh, voolikuga tuli kaasa vales see ots, mis käib sinna PEM-i poole siis. Sellel on M12, sellega olid kaasas M10, sest et vanematel PEM-idel on ka M10, igatahes ma ei tea. Need, mis hüdroka külge läksid, need sobisid. Et mis ma siis tegin, tellisin vahepeal Soomest uued need otsad, sellepärast et ma ei leidnud neid kuskilt mujalt. Siis ma ootasin neid, siis mul ka PEM seisis jälle mingi 2 nädalat, siis ma sain need otsad kätte, need tegelikult tulid mingi nädal aega või midagi sükest, aga siis ma ei viitsinud tegeleda sellega. Igatahes siis ma panin need külge, siis ma taipasin, et ma keerasin hüdrokal ühe keerme natuke lappesse, siis ma pidin sellega tegelema, siis ma sain selle keerme korda, siis ma sain torud külge korralikult. Ise keerasin persse praegu. Keerasin torud külge korralikult, siis õhutasin ära. Siis ma arvasin, et ma sain selle korralikult õhutatud, aga tuleb välja, et ma ei saanud seda korralikult õhutatud, sellepärast et hetkel ainult esimesed pidurid töötab. Nii et täna ma siis lähen proovin uuesti õhutada. Kui ma nüüd täna õhutatud saan, siis lõpuks peaks see hüdrokas toimima, kuigi noh, meil on siuke detsembri lõpp juba, järgmine nädal on juba jõulud, et ja lund ikka ei ole, nii et ega väga midagi sellega tarka teha ei saa siin. Taha oma uusi rehve väga peeneks ka lasta. Nii et lähme siis õhutame ära. Ma näitan, kuidas see kogu setup väljas näeb nüüd. Ja siis lähme koju, ma tahan 3D printida väikse katte sinna peale, et kui hüdrokat küljes ei ole, siis saab siia katte peale panna ja ta näeb veel rohkem peidus välja. Kuigi ma lõhkusin selle katte ära, mis siin keskkonsooli peal käib. Nii et natuke mudimist ja ma arvan, et saab selle päris heaks igatahes. Lähme õhutama.
näitan kiirelt, milline see asi välja näeb mul siin. Need on need dress shopi torud. Üks on siin, teine jookseb siia taha. See on siis, kus tuleb välja. Siit see jookseb hüdrokasse. Kahjuks seda ma ei saanud praegu paremini, aga selline see välja näeb. See jookseb siis hüdrokast ABS-i pumpa. Lähme siia sisse poole ka. Siin kõlm on väljas. Siis need jooksevad siit alt. Siit nad tulevad. Need kaks jooksevad siit ülevad. Siis nad jooksevad siit siia. Siit jooksevad nad hüdrokasse. Ma näitan kohe seda paremini. Nagu näha, siis siit jooksevad nad hüdrokasse. Tagumine on sisse, esimene on välja. Ja niimoodi ta siin ongi. Nüüd ma muidugi lõhkusin kogemata selle katte, mis siin on ära, et see näeb praegult veits natuke kahtane välja, aga toimib ilusti. Paar korda olen juba proovinud. Loodetavasti tuleb mingi hetk lund, et saaks natuke pulli ka teha selle autoga, kuigi siin ilmateade ei lubanud väga valgeid jõule, aga määri asfalti peal toimis ka päris hästi, kuiva peal ka paar korda tõmbasin, täitsa toimib, nii et ma olen ülirahul sellega. Seda katteasja siia peale, mida ma mitusada miljon korda juba mainisin, ma tahan teha, eks ma teen mingi hetk, kunagi natuke hiljem ma pean selle asja ära mõõtma siin ja ma tahan natuke hüdroka paika ka sättida, sest et praegu, kui ma panen kolmanda sisse, siis ta on... Tundub, et see on sikutamisega veits muutunud, igatahes. Kaated veits hiljem ja ongi kõik, hüdrokas on küljes, PM juba läheb põiki, järgmised sammud on mingi hetk, siis tuleb kempiks teha, aga eks näha, millal ma seda teen. Aga tänaseks on minu poolt kõik, minge followge mind Instagramis ja TikTokis ning nagu alati, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.